ma tegelikult olen mõelnud selle peale, et kuna eestlased nii väga armastavad sõda, eks ju, et vaata, mul viimasel ajal hakanud vuntsid paremini kasvama, kui ma teeks selle Hitleri vuntsid nagu. okei okay., Ah, ootame, oleme eetris. läks jah? No okei okay.. tere päevast, superstaarid, täna on 6. aprill 2026. see on Telegrami Facebook Live ning kajastame uudiseid. Minu jaoks suuremat uudist ei ole, aga mõtlesin, et nagu räägiks nagu teemast, et ma üritan nagu aru saada, miks nagu eestlastele meeldib sõda. See ei ole irooniline küsimus, see on täiesti aus küsimus. Ma olen täiesti kindel, et Eesti inimestele meeldib sõda. sellepärast, et sellest nii palju räägitakse. Ja nad nii palju sellest räägivad, nad jälgivad seda, Mm nad on täielikult nagu possessed. -hmm. ja Kust vaata, see nagu tuleb? Selles suhtes, et ma olen kasvanud üles samas kohas, ma ei fänna seda. minu arust see on täiesti mõttetu. Ma arvan, ja et ei taha sellest kuulda, ei taha sellest kõik mõelda. sõdurid, kõik need poliitikud on täiesti pillikud minu jaoks, viimane ka üks. jah, sellega kaasneb niisugune väga imelik energia, et eelmine nädal mul juhtus niimoodi üks päev, ma ei mäleta, mis päev see oli, aga vaatasin jälle ringi, et mis teemad siis inimesi huvitavad, et millest kirjutada. ja siis parasjagu, kas oli see mingi raketiintsident või see, mitte drooniintsident. ja siis Ei, sa oled sassi. Sul tehti uudised on tulnud, see tegelikult, kas jah, oli või ei olnud, jah, see ei ole isegi oluline. jah, nii. ja siis selle drooniintsidendi Ei, mitte drooniisma, vaid drooni uudise osas siis ja, tegin. ja ma ütlen siia vahele veel olulise asja, et selle uudise ajasid välja needsamad inimesed, kes valetasid 5 aastat, et möllab ajaloo suurim taud ja kõik surevad ära. ehk siis seesama seltskond, kes sulle valetas 5 aastat, ütles, oo, kuskil on droon Mhm, ja kõik debiilikud usuvad. mhm. kõik needsamad vennad, kusjuures needsamad tüübid, kes ütlesid, nad ei usu mitte midagi koroonast, nad kuulavad neid samu tüüpe nüüd täna ja usuvad kõike, mis nad räägivad droonist. no igal juhul no see. igal juhul see on palju suurem uudis ja, kui see droon ise ja nagu. ma saan aru sellest. Nii, ma nüüd tahan rääkida oma selle loo, mis ma No, hakkasin rääkima. räägi. ma siis hakkasin kirjutama uudist selle kohta, kuidas Ukraina on vabandanud Soome ees, et sinna kukkusid need droonid, aga Eesti ees mitte. sest ma ei leidnud mitte ühtegi nagu seda tõestusmaterjali, onju, panen selle uudise ülesse. see ei võtnud selle tegemine väga kaua aega, aga kui ma olin selle ülesse pannud ja selle ära teinud, siis järsku mul oli sihuke tunne, nagu ma oleksin 2 ööd magamata. ma olin nagu täiesti laitväsinud, kuigi ma ei lasknud seda infot enda sisse. ja noh, ja ka sellest uudisest mul selles mõttes nagu noh, on või ei ole, onju. aga siis ma sain, põhimõtteliselt, oot, okei. nii. aga siis ma sain aru, et lihtsalt kogu selle info külge on poogitud nii palju igasugust võõrast ja mõttetut ja musta ja vastikut energiat, et ma lihtsalt kustutasin selle uudise ära. See ei pannudki üles. ei, ma panin ülesse, siis ta oli tund aega üleval, siis ma kustutasin ära igalt poolt kõik, Okei, okei. sest ma sain aru, et see on täiesti ebavajalik meile, täiesti ebavajalik. see ei anna mitte kellelegi mitte midagi juurde. No jaa, aga vaata, siin ongi nüüd, lisaks sellele pärast veel see Ukraina vabandas ka. vaata, okei. See on nagu meta, jah, tegelikult see on nagu meta, eks ju. jah, Et kas need droonid seal on või ei ole, see ei oma mitte mingit tähtsust, sest et meil puudub igasugused tõestused, nad seal on, neid droonide uudised kajastavad, levitavad seesama seltskond, kes ütleb, kogu aeg olid need surmavad taudid, eks ju. Et päeva lõpuks kõik ütleme üldse, kui sa teed uudise, et kuskil oli droon, siis mis sa sellega saavutad? sa saavutad selle, et sa saad maksumaksjatelt välja pressida iga aasta miljard eurot Eestis. mhm, Teistes riikides ka vähemalt miljard, sõltuvalt riigist, mõnes riigis 10 miljardit ja rahvusvaheliselt triljoneid. ja päeva lõpuks kogu asi on hauks. mhm. nii, eks ju. ja siis kõige kummalisem, ma olin täiesti šokeeritud siin viimased paar nädalat. Kaks meie sõpra tulid välja, et nad jälgivad uudiseid. nii, Saad nendega kokku, nad on meie sõbrad, kõik ülikõva. mõni isegi ütleb, ma olen lame. ja siis ütleb, ma seal kodus vaatasin telekat uudistest. ma ei öelnud mitte tegema midagi, ma oma peas mõtlesin, et türa, sa fucking debiili, kuidas sa seda sitta endiselt vaatad nagu, mis sul nagu ajus või arus toimub nagu, et sa vaatad seda jama. see kõik, mis mu peas nagu toimus, eks ju. ja siis ma ütlen, ahah, 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 ahah.
ja nüüd ma ei saa teda mitte kunagi enam vaadata sama pilguga nagu varasemalt, sest ma arvasin tast paremini. no seal lõppkokkuvõttes ju pole mingit vahet, vaata Hando, kõigil on omad vabad valikud. ei ta muidugi, võib vaadata, kui ta tahab. ei ma ja mis tean ta ja, teab, äkki ta ei vaata iga päev. mul ei ole telekat olnud 25 aastat. ja äkki ta lihtsalt nagu, ma ei tea, sattus vaatama. Nendes sa satud vaatama, kui sa oled poes ja poes on telekas. Niimoodi ma olen ka sattunud nagu nägema, mitte vaatama, eks ju. no Hando, ikkagi kõigil on õigus jälgida, mida nad tahavad. äkki ta lihtsalt tahab olla kursis erinevate pooltega. mõnel inimesel on see. See on alati ainult üks pool. See on alati ainult üks pool ja enamus inimesed pole sellest aru saanud. enamus inimesed täiesti ausa näoga, isegi paljud, kes meid praegu vaatavad, nad tõsimeeli usuvad, et sõda käib Ukraina ja Venemaa vahel. Nad nagu siiralt usuvad sellist asja, nad usuvad täiesti siiralt, et sõda käib Iraani ja USA vahel. Või ütleme, Ja Iraan versus USA ja Iisrael, nad siiralt usuvad sellist. Aga sõda käib alati ainult selle eliidi vahel ja siis, kes kogu see ülejäänu on. sest vaata praegu niimoodi. Gary Stevenson, ta tegi värske video, põhimõtteliselt sama jutt, kõik, kes teavad, kes ta on. Päeva lõpuks probleem on selles, et rikkuse ebavõrdne jaotus tekitab nagu majanduskrahhi ja päeva lõpuks, kui mitte midagi ei muutu, 2 põlvkonna jooksul sureb keskklass välja. ta ütles väga olulise lause, ma olen seda alati mõelnud, aga ma ei ole seda nagu välja öelnud. selles suhtes, ma annan kogu krediidi talle, aga loogika on sama. ta ütles niimoodi, et vaata, sõda käib alati ainult nagu nende püstirikaste ja eks ju nende vahel ja vaata, põhjus on selles, et sõltumata sellest, milline sõda on ja sõda võib olla ka koroonat võib nimetada sõjaks, kõik kriisid, ütleme, räägime kriisidest, siis on niimoodi, et kaotaja on alati, eks ju, see tavainimene. ehk siis nagu massid on kaotajad, sellepärast ta ütles, ta tõi näite. mina olen Iraani sõjaga saanud mitusada tuhat dollarit rikkamaks. ja lihtsalt sellepärast, et mina oman naftat, mul on nagu sadades tuhandetes eurodes ostetud naftat, sellepärast et kõik rikkad omavad kõiki nagu neid asju, eks ju. nii, nüüd läks sõjaks, nafta hind tõusis, ma sain 500 000 võrra rikkamaks. ja asi ongi niimoodi ja päeva lõpus ongi see, et alati käib sõda ainult masside ja nagu huipurikaste vahel. ja alati massid võidavad või need huipurikkad võidavad ja massid kaotavad ja need massid ütlevad, oi juttu, et Ukraina ja Venemaa vahel, Venemaa ja Ukraina vahel ei toimu mitte mingit päris sõda. selles suhtes, et ma saan aru, et need sipelgad seal omavahel kaklevad, aga päris asi toimub ainult nagu eliidi ja prükkarite vahel sisuliselt nagu. nii koledasti räägid, Ando. aga vahet ei ole, üritame nagu noh, puust ja punaselt, eks ju. sest päeva lõpuks vaata, ükskõik, mis me siin räägime ja isegi kui need tüübid, mõned saavad aru nagu, kõik ei saa, aga mõned saavad, siis isegi need mõned, nad panevad õhtul selle Aktuaalse Kaamera käima ja vaatavad sealt edasi nagu. sõltumata sellest, mis sa siin ütled, ükskõik kui palju sa tõestusmaterjali ette laod, see motherfucker läheb õhtul, paneb selle Aktuaalse Kaamera käima ja vaatab, mis toimub nagu. Need sõjatööstuse hiigelkasumid on selles mõttes väga rets teema ka on ju siin, see on kõik ju omavahel on ju seotud, et Eestis ju ka vaata kõik need riigikaitsetöötajad nüüd on läinud sinna erasektorisse laskemoona ettevõtetesse tööle ja siis nagu et siis riik investeerib sinna ja siis välisinvestorid tuuakse sinna ja välismaised siis need laskemoonatehased ehitatakse Eestisse ja nagu mingi, teil on mingi pikem plaan. See ei ole ju rahuplaan. Kuule, su arvuti undab, kas sulle sobib, et me viskame selle arvuti minema varsti või? No, ma arvan, et see müra läheb kõik nagu sinna mikrofoni ka. Ja ma panen lihtsalt praegu korra siis. Saad sa korda kinni panna? Ja. Nii, sõbrad, kes te jälgite, siis tea, et sul on võimalus võita terve kast lumiorava vett, kui sa jagad seda lamemaalaste saadet oma Facebooki ajajoonel. Ja siis ma mõtlesin nagu lamemaalastega seoses, et kui palju on vaja lamemaalastel nagu olla, kui kaua neil peab olema õigus, et lõpuks ometi nagu see, mis me nagu räägime, oleks nagu kuld. Siis me toome nagu hõpekandikul seda kõike, seda värki ja päeva lõpuks ainus asi, üks nagu suur asi, millega me oleme puusse pannud, selles suhtes, et kõik pannud natukene millegiga puusse, aga üldiselt me oleme kõikide asjadega pannud täppi. Võib-olla mõnes asjas on mingisugune konkreetne mingi nüanss kuskil, mingisugune oma koht.
aga ütleme, millega me panime puusse, on see, et kui me alustasime, siis me arvasime, et tulnukad on olemas, eks ju. et seda me oleme Mhm. nagu rääkinud, me enam seda ei usu mingi varsti 10 aastat, kogu see asi on hoax ja kõik, kes teile tulnukatest räägivad, need on kõik soolapuhujad ja valetajad, neid ei tasu üldse jälgida. Ando, igalühel on oma reaalsus, nagu neil ongi niisugune reaalsus. Ma reaalselt arvan, et ei ole ühte tõde. ei, selles suhtes, ma olen sinuga nõus, aga vähemalt need, kes sulle räägivad tulnukatest, kui sa nüüd jälgid neid tüüpe, keda nad räägivad, need on kõik ära tõestatud, nad on kõik soolapuhujad. No aga mõndadel inimestel on isiklikud kogemused. ja aga siis see kogemus on olnud, ütleme, muutunud teadvuse seisundis või unes. ütleme siin füüsilises reaalsuses sa oled siin, kuskilt tuleb tulnuks, hakkab minuga juttu rääkima, seda ei ole mitte kellelegi ette näidata. vahet ei ole, see pole isegi oluline. päeva lõpuks kõige suurem asi, millega me panime puusse, oli see, et me arvasime, et inimesed ärkavad ülesse. Ja sellega ma panin kõige rohkem jah, puusse. see on nagu see ultimate asi, millega ma panin puusse nii. aga üldiselt meil on õigus nagu kõik see 9/11, koroona, eks ju, kõik need sõjapropaganda, eks ju paljud asjad, mis me oleme rääkinud, ütleme 5 aastat hiljem, ütleme Postimees räägib sama juttu, eks ju, aga meie oleme kogu aeg need pahad või need jah, lollakad nagu. jah, et ma mõtlen, et kas see mingi hetk muutub? ei, see ei muutu kunagi, eks. ei usu. okei okay., aga ma mõtlen kui äge perspektiiv. väga hull nagu. oota, aga tuleme selle nagu selle asja, alguse asja juurde tagasi, et miks need eestlased, tegelikult see ei puuduta ainult eestlasi, tegelikult enamus inimesed üle maailma, kõik jälgivad uudiseid, kõik tripivad seda sõda, nad ise väidavad, nad on sõjavastased, eks ju. aga mis siin toimub, miks nad või noh, selles suhtes, et kui mulle olete, ma toon näite, mulle ei meeldi süldimuusika, igasugune Eesti see kuradi päkapikk disko ja meie mees sihuke, see on minu jaoks täielik crap, ma ei kuula mitte kunagi neid, ma ei jälgi neid mitte kunagi, ma ei tea, kes nendest tüüpidest on veel elus, ma ei tea mitte midagi sellest nagu, sest mind ei huvita see nagu. jah, nii, aga need vennad hommikust õhtuni jälgivad neid uudiseid nagu, eks ju. ja siis nad tahavad olla kursis. ja aga miks sa tahad nagu? aga sest nad arvavad, et see puudutab nende elu. ei no selles suhtes, et kui ma hakkan jälgima, mida meie mees täna teeb nagu, siis see puudutab mu elu. aga kui ma ei jälgi, mida ta täna teeb, siis see ei puuduta mu elu ju. ja aga inimesed lihtsalt arvavad, et see, mis juhtub nagu eesti keeles, see puudutab nende elu. saamata aru, et tegelikult sa saad olla ainult hetkes. sa ei saa olla mitte kuskil mujal, sa no saad ongi ainult jah, hetkes, selles aga suhtes, praeguses hetkes on nagu et kõik. kui sa vaatad ringi, näed, vaatad välja Tatari tänav, seda ei ole. ei ole pomme, ei ole lennukeid, kõik fine nagu. teine mõtleb, oo, et kurat, aitab bussis, kohe tuleb sõda nagu. noh, jah, mingi küsitlus oli ka olnud, kus oli, et 2/3 eestlastest mõtleb ära minna. jaa, kusjuures jaa, siin on ka, kui sa praegu vaatad seda saadet ja sa usud, et tuleb sõda ja sa elad hetkel Eestis, siis pane kohe kinni, tõmba nahku. viisakalt nagu selles suhtes. ei ütle nii koledasti, Hando. ei no selles suhtes, kui sa päriselt arvad, et tuleb sõda nagu. Ah, ma tahtsin võtta teemaks ühe teema. nii, vaata, et see, Eestis on see üks linn nii. ja vaata, Eesti on jutumärkides olnud iseseisev juba mingi palju, 35 aastat või? noh, jah. ja nad ei ole tänase päevani selle linna nime ära muutnud ja see ei ole isegi teemaks. kuidas see võimalik on? et nad nagu täiesti ausa näoga seal elavad ja siis kõik ülejäänud Eestis elavad ka seal, ütleme ümber selle linna või ütleme, meie seas on linn, mille nimi on Tapa ja mitte kellelgi ei ole üldse nagu imelik ka veel nagu. ainus asi, mis nad tegid õieti, nad panid need sõdurid sinna. no see nimi äkki nagu tõmbas magnetiga. jah, jah. no mõtleme, et kui mina elaksin nagu, oletame see koht, kus ma elan, kui selle nimi on, oleks Tapa, siis ma arvan, ma tapaks ennast ära. sa räägid seda ajahetkel, kus meil on nagu hästi keerulised vaimse tervise probleemid kogu riigis. ja ma räägingi, et mu jutu point on see, et siuksed asjad aitavad kaasa, et miks nad seda nagu ära ei muuda ja miks see isegi teemaks ei ole. nii kusjuures ma mäletan, ma saatsin Tapa linnapeale mõned aastad tagasi küsimuse, et kas see on nagu teemaks linna nimi ära muuta. ja ta ei vastanud ja ma tean, et ta nägi seda kirja nagu. huvitav, eks ju. on huvitav. okei okay. Jätkame siis, lähme teise teemaga edasi. ma mõtlesin, ma loen ette uudise. Selle hetkel on Eestis toimumas Anname au kampaania. ahah,
see on see, vaata, tead, see teema, et maksumaksja rahadega äh, laristatakse ning lükatakse raha sinna, kus seda tegelikult ei ole vaja. aga okei, nii, ma loen ette, see on natuke nagu sihuke luuletus, mitte ei ole luuletus, see on proosa, eks ju. Proosa. Stand-up. Okei, ühesõnaga, nii, anname au. see on iga-aastane kampaania, mille eesmärk on toetada veterane ja samal ajal meenutada inimestele, et sõda on halb asi. aga mitte liiga halb, sest muidu ei saaks kampaaniat teha. Eestis müüakse selle puhul väikseid sinililli. Need sümboliseerivad austust, tänu ja kerget sotsiaalset survet. kui sa sinililli ei kanna, siis inimesed vaatavad sind, nagu sa oleksid Šveits. kampaania sõnum on anname au, mis on huvitav, sest ajaloos on väga palju kampaaniaid alanud täpselt sama lausega. möödunud sajandil anti au Punaarmeele ja Leninile. on see sõna? Leninile. Leninile. Leninile anti au. ja enne seda anti au inimestele, kes arvasid, et ratsavägi ei kao mitte kunagi moest. eksperdid ütlevad, et anname au kampaania aitab ühiskonda ühendada ja see on tõsi. miski ei ühenda inimesi rohkem kui olukord, kus kõik peavad mõtlema sama asja avalikult. mulle meeldib eriti, et kampaania rõhutab, me ei toeta sõda, me toetame sõdureid, mis on natuke nagu öelda, me ei toeta kasiinosid, me lihtsalt armastame ruletti. ja muidugi ajalugu näitab, kui riik hakkab rääkima väärtustest, siis tavaliselt tähendab see, et keegi kuskil hakkab varsti kandma vormi. aga ärme ole küünilised, kui sinilill aitab veterani, väga hea, kui see aitab poliitikut, veel parem. ja muidugi tasub meeles pidada üht huvitavat ajaloolist fakti. igasugune sõda saab kesta ainult senikaua, kuni inimesed jälgivad uudiseid. sest kui inimesed lõpetaksid uudiste vaatamise, siis peaksid valitsused lõpuks hakkama rääkima oma naabritega. ja see oleks kõigi jaoks ebamugav. seega ärge muretsege, uudised jätkuvad ka homme. päris hea sketš või? jah, jaa. millal sul see stand-up hakkab? ma olen päris palju mõelnud, millal ma oma stand-up'i hakkan tegema. ma olen tegelikult kirjutanud väga palju oma neid naljamõtteid nagu ülesse. ja siis ma sain nagu aru, et väga paljud need, mis on minu nagu ja minu jaoks nagu naljad, et need nagu häirivad inimesi. hästi. jah. no ja siis ma sain nagu aru, et tegelikult on niimoodi, et kõik need nagu nii-öelda naljad, nad on minu jaoks ainult naljakad sellepärast, et need häirivad teisi inimesi. et kui see neid teisi ei häiriks, siis ma oleks jumala pohhu, miks üldse teemastki jutta nagu. ehk siis mul selles suhtes mul oleks hea, et mul oleks igavesti materjali. et millal iganes keegi tuleb ennast puudutatuna, ma saaks kohe nagu panna, eks ju. siis ma endal on nagu pohhu nagu. võib-olla see on Telegrami tegemine in a nutshell. ja Telegrami stand-up jah. aga siin Kris kommenteerib. kohe on tulemas uus Bilderbergide kohtumine Washingtonis, kus ka meie kõrge Euroopa esindaja Kallas kohal on. liiguvad nimekirjad osavõtjatest ja väidetavalt on selle pundi liigutada 40–60 triljonit dollarit. nüüd tasuks mõelda, et Ukraina sõja peale väidetavalt on kulunud vaid 1 triljon ja väheke peale. kui palju võimalusi maailm pahupidi pöörata neil veel selliste rahade eest on. no Bilderberg, et vaata, päeva lõpuks on nii, et kõik need Bilderbergi kohtumised ja kõik need ülejäänud kohtumised, vaata, see on pigem nagu sihuke teater, sest tänapäeval sa ei pea kohtuma füüsiliselt neid asju nagu arutada. et ma ei pööraks erilist tähelepanu sellele. sa võid Bilderbergi nagu uurida või nii. aga tegelikult me ei pea seda teadma, sest et me juba teame, et kogu asi on nagu hoogs nagunii, eks ju. et see noh, kui sa nagu ühel hetkel, kui sa näed läbi, siis ei ole rohkem nagu eriti midagi vaja noh, nagu edasi seal minna, noh. selles suhtes ma ütlen, ma olen seda 100 korda öelnud, et ma ei saa siiamaani aru, miks me üldse räägime mingisugustest, ma ei tea, valimispettustest või miks me räägime Iraani sõjast või Ukraina sõjast või isegi miks me räägime koroonast.
kui 9/11 ei ole siiamaani ära lahendatud nagu. et võta Mhm. ükskõik milline nendest, et see kokkuvõttes see on lihtsalt see, et sa ajad neid inimesi sinna kuhugile no, tähelepanu ajad ära, eks ju. Mhm. jah, need on kõik omavahel seotud, sest et sellist nagu kontrolli ühiskonna pealesurumist ei oleks saanud nii kiiresti hakata tegema, kui ei oleks olnud 9/11 ja mille üks ilming on ka see, kuidas lahendati koroonakriisi. jah, no oota, nüüd oli, ma ei tea, kas sa kuulsid, nad nüüd väidavad, või mingi eelmine nädal väidetavalt nad lendasid jälle ümber kuu nagu, kuulsid seda? jah, jah. Mina olin täiesti üllatunud, mina ei teadnud üldse, et see nagu kavas on, vaid see on nagu mingisugune, olen siin, teen enda asju ja siis kuskil, vaata ma ei jälgi uudiseid, eks ju, jah. aga kuidagi tuleb feed'i ikka, sa ei saa nagu Mhm. mitte näha uudiseid. Mhm. siis Mhm. ainus võimalus, et sa uudiseid üldse nagu ei näe, on see, et sul ei ole mitte ühtegi sotsiaalmeediakontot ja sa põhimõtteliselt ei suhtle mitte ühegi inimesega, see on nagu jah, ainus võimalus. jah. nii, ehk siis fucking tuleb uudis nagu, et oo jaa, tüübid lendavad kuule või ümber kuu või mis iganes. ja siis ma mõtlen, päris huvitav, ma ei olegi kuulnud, et nagu selles suhtes, et noh, nad nagu räägivad nagunii, iga aasta räägivad, me nüüd kohe lähme, eks ju, see on kestnud 50 aastat. jah, ja nüüd see kuidagi see Vanellani vöö on jälle ära kadunud sealt. nüüd see kadus ära, nüüd sa seal justkui nagu käisid, eks ju. ja siis ma mõtlen, et ma peaks vist kirjutama, et see on hoax nagu, eks ju. ma ei viitsi kirjutada, ma olen seda kõik ära teinud ja siis ma mõtlen, et peaks tegema selle uudise, seekord on päris. ma mõtlen, sest et seal ei ole reaalselt mitte mingit vahet selles osas, see, kes usub seda jama, see usub. Pole vahet, mida sa seal esitad ja kes ei usu, see nagunii ei usu nagu. noh, ja noh, siis ongi see, et siis ma mõtlengi, et kas ma nüüd teen selle uue uudise, et see, mis nad praegu tegid, oli hoax või ma siis panen selle vana uudise uuesti ilmuma, et see oli hoax. sest sul ei saa kahtepidi olla või ütleme, see saab, kui nad ise ütleksid, et seekord me läksime päriselt, eks ju, aga nad ei ütle seda, nad ütlevad, et kõik oli päris algusest peale. ja siis, kui juhtumisi mul tuli isegi feed'i uudis, kus mingi vend isegi analüüsib neid videoid seal ja näitabki, et see kõik on Photoshop nagu praegu ka. jah, mu lemmik on ikkagi see, et see esimene jutumärkides pilt, mis nad nagu maakerast tegid, sest maakera aastal 1972, seal on näha, et on nagu tehtud täis, päeva ajal on tehtud pilt, eks ju, mingi lõuna ajal umbes ja seal on nagu põhimõtteliselt Aafrika munner on peal, aga Eestit ei ole peal. ja Eesti ja Aafrika on ühes ajatsoonis. see pilt saab ainult fake olla, siin ei ole mitte ühtki teist varianti ka. äkki kuskilt teise nurga alt. ei ole, nende reaalsuses nagu pool sellest pallist on päiksega ja see teine pool ei ole. see on kogu aeg niimoodi. aga kui Eesti on öö ja Egiptus on päev või mingisugune see Cape Town nagu noh, see ei ole loogiline nagu. aga teadlased kõik usuvad nagu, sest see on teadus. nii, kuule, ma jalutasin kuskil seal poes ringi. nii, tahtsin osta seda, mida ma tahtsin osta, mida enam ei müüda. aga ma ei hakka siin ütlema, anyways, ma olin poes nagu ja tuli poest reklaam, et Eesti toidukaupade käibemaks on kõrgem kui mujal maailmas. jah, see tuli nagu poekõlarist. jah, see oli üksainus päev, kus ma käisin seal ilma nende kõrvaklappideta nagu. nii. et see on päris huvitav, et nad ise poes reklaamivad, et olukord on perses nagu. ja see on sellepärast, et kaupmehed survestavad valitsust, et nad alandaksid. on või? jah, kust nad need munad said? no leidsid ülesse sealt korvist. väga huvitav. jah, et ma olin täiesti nagu üllatunud, et nad julgevad teha. Nad on ju automaatselt mamamaalased kohe ju. nojah, ega Ligi niimoodi sõimabki, ta ütleb, et ei saa aru, et niimoodi see on kohe väga halb kõigele nagu. kõik on lollid, ei saa aru. muidu, kas need auto või need kaupmehed, kes see kaupmehed üldse on, kaupmeeste liit või? mis siis on? ja Kaupmeeste Liit ja veel keegi. Nad ei saa autoga läbi klaaside sõita sinna sisse kuhugi Toompeale või? nagu filmis. Nad saaks lõpuks oma unistuse ellu viia. sinu unistus. mis see viimane selle Rail Balticaga siis on? no selles suhtes ma näen, et see ehitus käib edasi, ma tegin selle petitsiooni, me saime 1000 allkirja 2 ööpäevaga täis. nüüd nad venitavad vastusega. ja ei tea, praegu ongi venitamine, ega me ei saagi midagi teha, me lihtsalt peame nagu siin ootama. aga nad teavad, et me teame. ei, ma mõtlen see, et vaata, riik on ju täiesti silmini võlgades, eks ju. nüüd selle jutumärkides sõjaga, eks ju, hinnad tõusevad veel. see tähendab, et selle aasta eelarve, mis oli niigi miljardiga miinuses,
nad peavad veel laenama, et see asi üldse natukenegi koos püsiks nagu. jah. miks nad seda jama kinni ei pane? ma arvan, et me peaks tegema võib-olla konkursi, et mida kõikide nende asjadega teha, ma lähen sealt mööda tihti sealt T1-st ja Ülemiste keskusest, kus nad Mhm. teevad seda mingisugust Rail Baltica, seda Mhm. mingit, Mhm. seal peaks võib-olla tegema selle lõbustuspargi, et sa saad selle Ameerika mäed nagu sõita Mhm. selle asjaga nagu. Aa, jaa, päris hea idee. jah, jah. mul on natuke imelik ringi käia nagu. ma jalutan ringi, vaatan neid Rail Balticuid edasi, mis need lollaks saada. ja ma tean jah. ja ma täna vaatasin oma mingeid vanu fotosid, mingi 5-6 aastat tagasi sõidan seal ringi kuskil Eesti piirkonnas, kus ma tean, et praegu kõik üles kaevatud ja kõik on nagu noh, müllas, eks ju. Mhm. jumala ilus mets on ja kõik asjad nagu. jaa. aga ma arvan, et kui sa mõtled nii, siis sa oled putinist automaatselt, eks ju. Võimalik. ja me ei taha olla putinistid. nii räägime siis sellest oranžist mehest ka, mul on siin märkmed, et põhimõtteliselt on nii, et üle maailma, ütleme, räägime pigem nagu hetkel USA-st nagu, et need tüübid, keda oranž mees puudutab kõige rohkem, et seal on väga paljud ameeriklased on saanud aru, et see tüüp on noh, pätt ja kaabakas suli, valetaja, käpiknukk, maailma ajaloo kõige halvem president ever, et üha rohkem inimesi on sellest aru saanud, mida lamemaalased teadsid kohe. ega siis Teadsid on veel, 10 aastat siis tagasi. on veel teine grupp lamemaalasi või ei, tegelikult neid ei ole lamemaalased. Ah jaa, kusjuures need ei ole lamemaalased, need on lihtsalt need vandenõuteoreetikud, Ma räägin. kes on täiesti veendunud endiselt, et käib see 5D male. Vaata, ongi need, kes usuvad, et Trump on kõva vend, see on see, ma isegi ei tea, millega neid nimetan, need, kes pole siiamaani aru saanud, maa lame. siiamaani usuvad oma neid planeete ja palle ja tulnukaid ja kogu seda jama ja kosmoseprogramme ja kogu seda no täisdebiilsust nagu. Need on kogu seesama seltskond, kes usub seda Trumpi nagu. See on päris kummaline, ma isegi ei pea teadma, ma juba ütlen eest ära. ja kui ma hakkan nimesid nimetama, kui ma praegu omavahel nagu ütleme salaja paneks selle teleka kinni praegu, siis oleks see vend, ma tean, see vend raudselt usub neid palle nagu, eks ju. see vend, muidugi see on tulnud ka vend, eks ju. see vend ka nagu, eks ju. ja need on kõik need Trumpi vennad. seal on mõni isegi. tegelikult on mõned okei, võib-olla mõni üksik. seda väga palju ikkagi, neid tulnukuskujaid, kes ei ole üldse Trumpi fännid, ei ole kunagi no olnud. enam, ütleme, kui ma ütleks, et mingi 5 kõige suuremat venda, need on kõik Trumpi fännid ja kõige tulnukam mehed. no, jah. Anyway, vahet ei ole, kas kuju pole oluline, nii. selles suhtes, et kui räägime lihtsalt nagu objektiivsetest faktidest nagu objektiiv.ee, siis sa nagu näed, et sellest hetkest alates, kui Trump on tulnud võimule, siis nii-öelda globaalselt, sest me oleme gloobuse peal, globaalselt on olukord läinud hullemaks. kõik need uued sõjad, eks ju, kõik need inimesi rohkem süütud, inimesed tapetud, ISIS organisatsioon, kõik on läinud kuidas steroididel hullemaks, eks ju. et kütuse hinna tõus jaa, sellistesse kõrgustesse, kus ei olnud ka koroona ajal. ongi nagu kõik on selles suhtes veel hullem kui koroona ajal ja ajupesu veel hullem kui koroona ajal. sest vaata, koroona ajal oli kuidagi nii, et kuigi ajupesu oli väga suur, siis enamus inimesed said aru, et see on täis paska nagu. ei saanud enamus inimesed aga ikkagi väga paljud said aru no.. praegu on niimoodi, kui sa ütled sõda, siis need, kes koroona ajal said aru, et kogu asi on hoax, siis pooled praegu usuvad täiega sõda nagu. selles suhtes ajupesu on nagu hullem nagu, eks ju, et aga kui jätta ajupesu kõrvale, kui vaadata lihtsalt numbreid, eks ju. inflatsioon on kõrgem kui varem, eks ju. uusi sõdasid on rohkem kui eales, põhimõtteliselt iga päev on uus sõda sisuliselt, eks ju. kõik, mis ta ütles, et teil on majanduse kord ja majandus on palju hullem, eks ju, USA-s eriti, kus on kõik need kuradi, mis asi see on, need tariifid või? see on seal, ma mõtlesin, et taxile ja ma mõtlesin uue sõna tariif nagu. ei no, kes seal on mitmed otsused ikkagi tagasi pööratud, nii Trump ise on midagi tagasi pööranud, kui ka tal kohtuga on lihtsalt öeldud, et kuule, come on, see oli illegal. jaa, okei, eks ju, nii. ja lisaks sellele, et tüüp on seal noh, nagu see, noh, enamus inimesed arvavad, et ta on pedofiil, vaata ka lisaks kõigele, eks ju. nii, aga ometigi kogu asi läheb edasi. nii, et nüüd mu küsimus on, et kui kaua nagu see seltskond, kes seda venda ja kõiki sarnaseid vendasid nagu push ib, nagu saavad tegutseda? mõtlen kõik need EKRE-d ja kogu see seltskond, igal mujal maailmas ka nagu, eks ju. kõik need, kes on nagu toetavad nagu massimõrvarit, majanduse hävitajad, valetajad ja nende hinnangul, paljude hinnangul pedofiili. mina ise arvan, et ei ole pedofiil, aga enamus inimesed arvavad nagu, eks ju.
et kaua see nagu kesta saab nagu. selles suhtes, et nagu me ennem rääkisime, et mitu korda peavad lamemaalased panema nagu kümnesse, ennem kui meid saaksime nagu selle sinna kõrgustesse, versus mitu korda need vennad kogu aeg puusse panevad ja ometi nad ikkagi tegutsevad nagu. see on päris kummaline, nagu minu arust on nagu aeg esitada kriitilisi küsimusi, kui kaua te jälgite neid vendasid nagu jah. äh,. ma tean, et see, vaata, lisaks minule üks boss veel, eks ju, Bruce Springsteen, see ju sõimab seda Trumpi täiega, vaata. see oli midagi nii üllatusena, ma praegu mõtlesin, kelle sa nüüd siia sisse trupid. kuidagi mingil põhjusel Bruce Springsteen on ka boss, ma ei tea, miks nagu, aga tal on mingi USA-s mingi turnee, vaata, see on Born in the USA ja vaata, ta ütleb, et Trump on ajaloo kõige suurem munn, vaata. minu arust see on nii naljakas, et ta on see põhi-Ameerika vend nagu ja see ütleb, see vend on värdjas, eks ju. okei okay,, nii meil üks sõber slaš tuttav ütles, et ERSO-s mängitakse iga õhtu Ukraina hümni. iga reede õhtu Iga kontserdi reede. alguses. ERSO, mis asi? Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. see on nende viiulitega või? jah, on ta nende viiulitega. no seal, kus, Estonia teatris või? Estonia kontserdisaalis. see on mingi muu asi või? no seal majas on 2 saali ja üks on teater ja teine ei, seal ongi kontsert. kaks maja, 2 kollast huniad ju. jah, üks on üks, teine. jah. no neil on seal iga reede pidu või? Neil on hooajal on iga reede kontsert, jah. hooaeg tähendab mida siis? nagu No. Ibizal, et mingi DJ resident või? nagu sügisest kevadeni. aga suvel ei ole midagi või? ja minu meelest suvel nad puhkavad. okei see on veel ka minu meelest sügishooaeg, kevadhooaeg. oota, aga räägi, iga reede on siis nagu kontsert või? jah, see on nende töö. aga kes seal käib? inimesed, kellele meeldib klassikaline muusika. Nad teevad aineid seal või, mis teevad seal? issand jumal, Hando. klassikaline muusika suudab sind viia muutunud teadvuse seisundisse, ilma et sa peaksid kasutama aineid. okei. You should try. ühesõnaga võta selle Mozarti, kas see laul käib seal? umbes nii jah, vist see ei ole Mozart, aga. see kõik on Mozart, nii. see laul käib seal ära ja siis nad panevad selle Ukraina hümni peale. ei, nad kõigepealt mängivad Ukraina hümni ja siis hakkab kava. ma ei ole kuulnud, et seal mängitakse Eesti hümni igal reedel. see kõik on väga huvitav teema, sellepärast et Terso teatavasti oli ka see esivaktsineerija. aga selge. ma ütlesin ära, ma vihkan hümni, igasugust hümni. mitte seda meloodiat, vaid seda ideed. jaa. see on täiesti lamp nagu, kellele seda vaja on. ja hümn on põhjus, miks maailmas on sõjad, sest et hümn nagu eraldab meid. tegelikult mis asi meid ühendaks nagu ühine asi, aga kui sa mängid hümni, siis sa ütled, me oleme paremad kui teised või kaitse ennast, eks ju. aga siis sellega sa lood nagu selle eelduse, et sa pead selle teise eest kaitsma, kuigi tegelikult sõda käib alati ainult nende juhtide ja siis nagu selle alumiste vahel, eks ju. ja ma sain sellest aru juba väga väikse lapsena. ja siiamaani, iga kord, kui mängitakse hümni, on täis lamp nagu. ainus kord, kus ma üldse hümni kuulen, on siis, kui F1-s on nagu see võitja, eks ju. ja seal on ka, et mulle meeldib Mehhiko hümn. Mehhiko hümn on nagu pidu nagu. Mehhiko hümn mulle tegelikult meeldib nagu, see on väga lahe nagu. mida nad seal Toompeal, ma siin hommikul jalutan mingi meloodia, la, mis asi see on? See on Eesti lipulaul või? see on mingi teine asi või? mulle ei meeldi kumbki nagu. ma praegu üritan meenutada, mida nad mängivad hommikul, mida õhtul. no Toompealt see tuleb. jah, ma saan aru, aga mulle. vahet ei ole, lähme edasi. nii, need sireenid. siin eelmine nädal või see eelmine kord, kui me laivi tegime, siis meie laiv oli üks päev enne seda, kui olid need sireenid. ja ma olin täiesti šokis, kui tulid sireenid, nagu ma ei teadnud, et sireenid tulevad. ja siis ma tegin selle TikToki video, kus ma ütlesin, et need inimesed, kes neid sireene korraldavad, need on kas täisdebiilikud või terroristid, et siin ei ole vahepealset versiooni. ja siis mõned inimesed kirjutasid mulle, oo, sa ei saa aru nagu, et need on vajalikud nagu. mul on täitsa putsis väljakas nagu. ja no see on programm, see on lihtsalt programm. vaata nende sireenide ja üldse selle hetke nagu nii-öelda jutumärkides zeitgeisti kõige suurem probleem on see, et sa ei saa nagu valida mitte osaleda selles debiilsuses. siis kui oli 9/11, siis väga lihtne, kas sa oled terrorist või ei ole. nii, aga juba koroonaga oli nii, et sul ei olnud võimalust nagu
mitte osaleda selles, sest et kõik olid automaatselt nagu süüdi nagu, kõik olid automaatselt ohtlikud, eks ju. ja praegu ka, selles mõttes, et isegi kui ma panen kõik uudised kinni, kui me jalutame mööda linna ringi, mul on raske nagu mitte nagu näha seda jama, sest seal need kuradi Delfi ekraanid ja Postimehe ekraanid. ja see, et nad seal üldse on, ma ei tea, need korteriühistud ja kelle majad, kelle küljes need on nagu, et mis neil nagu aru saan nagu. Need on kõik täiesti piinlikud ja kuidas nad päris saavad. täitsa see ekraanide arv on nagu mitmekordistunud mingi, Minu meelest tuleks põhiseadusega ära keelata nende Delfi ja Postimehe ekraanid seal. kus, seal oleks fine, kui ta kirjutab seal, aa jaa, mingi Andrus Veerpalu võitis või varastas mingi kuldmedali, see on nagu fine nagu, eks ju. aga kui seal on mingisugune poliitilised uudised, tuleks kõik ära keelata, see täielikult nagu. noh, ja nüüd ongi see, et kui ma jalutan mööda linna ringi, jumal hea, olen suitsetanud savu ja tripin, eks ju. mingi fucking kuradi sireen hakkab pihta nagu. What the fuck nagu. ja mille jaoks see üldse vajalik on? mis selle sireeni point on, sa tead või? mis see ametnik ütleb, mis see point on? ei no, et nad testivad, kas see töötab. ei see no, on ametlik jutt. oota, aga mille jaoks seda vaja on? no see on umbes nagu tuletõrje, see tuletõrjekell, vaata kuskil koolimajas näiteks on ju, et see pannakse tööle, testitakse, kas see jah, töötab. aga point on. aga tuletõrje selle õppusega tavaliselt kaasneb see, et inimesed teavad, mida nad tegema peavad. kui see kell tuleb, siis kõik teavad, ahah, nii õppus, nüüd me lähme sinna koridori ja vaikselt nagu rahulikult ilma paanikata lähme siis nendes välja ja on ju, koguneme sinna ümber maja. nüüd selle sireeniga keegi ei tea mitte midagi, vaata. kui see päriselt juhtuks, siis kõik oleks nagu jaa. oota, mis asi päriselt juhtuks? no kui päriselt tuleks nii, et nüüd on sireenid nagu, et mingi see oht, vaata nagu nad vahepeal saatsid neid alarme, et nüüd on see mingi droonioht on ju. võtab, nad saadavad nii, nüüd on pommioht nagu varjuga. aga kuhu ma lähen, ma tean, et sireenid, kuhu sa lähed? Viru keskuses on mingi siit avalik varjumise koht nagu, nüüd peame sinna minema nagu või? äkki siis kõik saavad selle koroonasüsti või mingi asja? või kui saame. see varjumise kohad on tihti sellised, ma mõtlen, et kui päriselt oleks pommitamine, ei julgeks elu sees sinna minna, sest et see kukub kõik sisse nagu. see ongi, see on nii hull nagu, et aga okei, ja siis põhipoint on see, et nüüd mingi seltskond, kaasa arvatud mõned meie jälgijad, arvavad, et see on normaalne nagu. jah, ja peale selle nüüd, et me selle üle nii palju naersime, mõned inimesed arvavad, et me rüvetame nende hirmu ja kõike seda. rüvetame. ma tean, et see on väga imelik öelda niimoodi, nii ei saa öelda. et me ei austa hirmu. ei austa hirmu. hirmu peab austama. no nii on jah. väga rets. no tegelikult sa pead austama teiste inimeste tundeid, hirm on ka teiste inimeste tunne. hirm on alati fake, sest hirm on alati asi, mida tegelikult pole olemas. jah. ükskõik, mida sa kardad, see on tulevikus, aga seda ei hetkel olevikus, eks ju. ja. ei no selles suhtes, et meie nende saadete nagu point on see, et nüüd need inimesed, kes mõtlevad samamoodi, nad leiaksid, et siin on mõned samasugused tüübid veel nagu. et kõik need, kes seal on hirmus ja uudistes, need on läinud rang nagunii, sealt ei tule mitte midagi enam nagu. jah. ja nii jääbki neid lugejaid ja vaatajaid aina vähemaks ja vähemaks. oota, aga nüüd kõik, mul on selles suhtes, ma unustasin täielikult ära. kõige olulisem asi no., millest oleks üldse pidanud alustama, ma ei ole seda sulle ka rääkinud nagu. et mul nagu tõestuses mitte mingit sõda ei tule. noh. sa just ütlesid, mingid vennad kardavad sõda, eks ju, või mingi hirm, eks ju. sa ise tegid uudise, et see Kiki lipsuga tola hakkab uut erakonda tegema ju. ja ta juba on jah kuskil erakonnas, Volt ja Volt. Kiki lipsuga tola, Toomas Hendrik Ilves on ju kõige suurem spioon ja see üldse mingi vend, see ei ole isegi vandenõu. see juba 90 kõik teavad seda mingi spioon, eks ju. ei no Eesti Ekspressis oli ju see artikkel, see CIA jälg presidendivalimistel või midagi siukest. see ongi see CIA agent nagu algusest peale olnud. kui Kiki lipsuga tola teeb Eestis erakonda, siis see on 100% tõestus, mitte mingit sõda Eestis ei tule, on kõik. selles suhtes, et need, kes nagu on nagu nii-öelda lamemaalased, need juba ammu teavad, sõda ei tule, eks, aga need, kes veel ei ole aru saanud, teavad lamedal maal. nüüd see DHI on nende see tõestus nagu. see on nagu parim uudis, minu arust peaks eraldi teha uudis sellest, et Kiki lipsuga tola tõestab, et sõda ei tule. see peaks olema uudis Telegrami ees. ma võin selle panna laivi nimeks. ja, ma panen, vaata keegi saab sõnumit. see on keegi teine. nii, selles suhtes, et see on nagu parim uudis ju. ei ole või? kirjuta kõigile nendele, kes arvavad, et me rüvetame nende hirmu, et me ei austa nende hirmu, et DHI tõestab, et sõda ei tule. okei. jääb su meelde? jah. nii,
nüüd võtame see kriis.ee, eks ju. nii, kriis.ee tehti siis, kui oli koroonapettus, eks ju. ei, see vist, ma ei saa praegu pead anda, see võib-olla oli varem ka, aga äkki seda oli, hakati nii kasutama. jah, äkki jah. oli, ütleme, domeen registreeriti varem, eks ju. Mhm. nii nagu ma registreerisin minuai.ee juba ammu. nii, kriis.ee, seda hakati rakendama koroonapettuse ajal. nii. koroona sai läbi, kriis.ee ei saanud läbi nagu, eks Mhm. ju. nii, nüüd saadab seal mingid fucking sõnumid, eks ju. nüüd küsimus on, kas kunagi pannakse kriis.ee kinni? et kas ka keegi nagu reaalselt arvab, et 5 aasta pärast kriis.ee-d ei ole või? või 10 aasta pärast, nagu seda ei panda kunagi kinni. Unless midagi väga konkreetset ei muutu see nagu. mingi läheb veel mõned aastad ja siis kliimaministeerium nimetatakse ümber kriisiministeeriumiks, sest et kliimakriis, koroonakriis, ja, ja, sõjakriis, mingi, ma ei tea, energiakriis ja siis saab ministeeriumi koduleheks. ja. See sireenidega seoses, vaata, mul on see, mis asi mul on, Elisa vist või? On mul Elisa või, tead sa jah. või? nii, mul tuleb mingi sõnum, et see mingisugune kriis.ee terrorismiministeerium, et täna mingisugune see mingi blablabla nagu, Mhm. eks ju. ma panen siin ilusasti mingi munni, saan nagu vastu, eks ju, sõnumi. Mhm. ja siis ma saatsin Elisasse sellesama screenshot'i ja ütlesin, miks te saadate mulle neid terroristide sõnumeid nagu, Mhm. et käige nahku, et Mhm. ma ei luba nagu. jah. Siis nad panevad mulle vastu umbes niimoodi, et vabandame, et saate selle numbri ära blokeerida, et see on mingi riigi mingisugune blablabla, mis iganes asi. seda ei saa ära blokeerida minu meelest. ja ei saagi. ja jah. siis ma blokeerisin selle ära, eks ju. ja siis tuleb mingi paar päeva mööda ja siis tuleb öösel teade, et kuskil on mingi draama, ma kirjutan uuesti, mine munni, teen screenshot'i, eks ju, saadan sinna Elisasse. ütlen, et tule te nussite nagu, et see asi läheb kogu aeg edasi nagu, eks ju. ja nad ei jõudnud mulle isegi vastata, siis tuli sõnum, et ohtu ei ole, ma saadan uuesti, mine munni. nii, ja tegin uue screenshot'i ja saatsin selle jälle Elisasse. ma ütlesin, et ma ei ole nõus, et te terroriseerite meid nagu. nii, nii suureks abiks on, kui sa lihtsalt nagu seal kasutad neid roppusid sõnu. ei no see oli, mis automaatselt tuli nagu, eks ju. ja ma kirjutasin sinna alla lugupidamisega Hando Tõnumaa, eks ju. nii, ja siis mulle helistas ka sealt mingi Elisast mingisugune tüüp ja ütles, et miks te arvate, et need on nagu terroristid. päriselt nagu küsib ma. ma ütlesin, aga see on ju terrorism, nad nagu terroriseerivad mingisuguse jamaga, eks ju. ja ta ei saanud nagu aru, mis ma arvan, et tüüp on NPC. nüüd kogu mu jutu point on, armsad kuulajad-vaatajad tehke screenshot'id nendest, kus nad seal kirjutavad, et tuleb mingisugune droon või mis iganes, need sõnumid, eks ju. ja saatke nendele kõikidele Elisatele, EMT-le, Tele2 ja Kuku SM-i, mis need on, ma ei mäleta enam. Raadiolinna või? Neid ei ole enam. kes need on, need Telia, Elisa ja saatke, pommitage neid, eriti kui sa oled äriklient, saada äriklient, et elisa.ee. saatke seda sitta sinna, öelge, et ma ei luba seda, ähvardage, et ma vahetan seda pakkujat nagu. sest tegelikult te saate oma neid igasuguseid pakette odavamaks, kui te ütlete, et ma lähen teise pakkuja juurde, teeb kohe odavamaks. eriti praegu kriisi ajal, kriis.ee eriti praegu väga hea teha, saate neid jutumärkides soovitusi, et ma tulen ära nagu peaks oma kokkuhoiunippide rubriigi tegema. ja. nii, mis siis veel? keegi saatis mulle mingi lingi, kuidas mingisugune, ma ei tea, kas ta on minister, aga keegi on mingi Ilmar Tsahkna või? mis siis on? Margus Tsahkna. vist jah, kas see on see habemega tüüp või? ei, ei ole või? ei. ühesõnaga, kes iganes see Tsahkna on nagu, nii. välisminister. jah, kas see on see, kes rääkis, et Eesti toetab Iisraeli või? jah. nii, eks ju, seesama video, keegi saatis selle mulle, nii, ja siis ma vaatan seda videot, tüüp ajab pudi keeles umbes niimoodi. Yes, Estonia will jah, habe. jah, see räägib Estonia will always support Iisrael nagu pudi keeles, ma mõtlen, what the fuck, tüüp on välisminister, tüüp ei oska isegi inglise keelt nagu. tüüp räägib nagu vaata nagu 90-ndatel nagu inglise keele õpetajad koolis nagu, tüüp räägib täna sihukest vigast inglise keelt nagu. ja siis mõtlengi, kes see vend nagu on, kust need tüübid tulevad nagu? üldse, ma ükspäev läksin valitsuse lehele, ma ei tea praktiliselt mitte kedagi. sest ma tean, see tüüp, kes meil jõusaalis käib, vaata, see on see. peaminister. jah, peaminister, ma käin sellega ühes jõusaalis. keegi talle tere ei ütle nagu selles suhtes, et need on kõik täiesti lambivennad, mingid
kust nad tulid, täiesti näiteks sama nagu see fake president, keegi ei tea, kes ta on, kust ta tuli, mis ta nimi on nagu, kuidagi nad seal on. Ja nad, pooled nendest ei oska isegi inglise keelt. jah, Full aasta on, 2026. full on idiocracy nagu. Siis mul kui tuli, meie suurim liitlane on USA. ja. Siis mul tuli mingi uudiskiri. Mingisugune firma, kes Eestis või Tallinnas või ma ei tea, kus iganes, pakub neid mingeid tahvelreklaame nagu, eks ju. Nii. Et mingisugune kaubanduskeskustes on mingisugused reklaamid nagu. Mhm. nüüd seesama firma ütles, et saatis mulle kirja, et kuule, et me tegime uue raadio XFM. et nüüd on kõige kõvem muusika nagu, et kõik oli kõva nagu. Mhm. siis ma saatsin talle vastu kirja, et ülikõva, et tegite raadio, et ma loodan, et seekord on musa parem. et küsimus on nagu selle kohta, et kas te teete ka neid propagandauudiseid nagu kõik ülejäänud või teete midagi uut, nagu te väidate nagu. Mhm. tüüp paneb vastu. kindlasti saavad meie allikad olema ainult usaldusväärsetest kohtadest nagu. nii, nii juhuse saatel ma juhtusin seda raadiot kuulma, mitte kuulama, sest ma ei kuule raadiot, aga ma olin ühes kohas, kus korra käis ja tuligi XFM ja kõik see on täpselt sama nagu. ma olin nädal aega ühes keskkonnas, kus ma olin, tuli võimalus kuulda erinevaid raadioid taustal nagu. Mhm. ja ma ütlen kohe ära, kõik raadiod mängivad täpselt ühesugust muusikat ja põhimõtteliselt uudised täpselt samad. see ei räägi mitte mingit vahet nagu, millist raadiot sa kuulad. Ja siis ma mõtlen, miks inimesed kuulavad neid raadiot nagu. sest et kui sa tahad saada need top 40 lauluhitid, sa saad Spotify'st 5 sekundiga need. et nüüd ainus erinevus, mis on Spotify top 40 versus Eesti mingi hittraadio on see, et sa Spotify's ei saa neid uudiseid. Eesti keeles. ei saa vist inglise keeles ka ei saa nagu. Vist jah. jah, aga mulle tundub, inimestele meeldivad uudised, see on see case nagu. see on see, millest me nagu täna rääkisime. nii, mis siis veel? kella keerati 1 tund vahepeal ja mina olin just juhuslikult sellel päeval peol. ja kella keerati valele poole ja ma sain 1 tunni vähem pidutseda. ma olen siiamaani täiesti närvis selle pärast. minu meelest meil iga aasta see juhtub, nahku nad seda kella keeravad nagu. ja nüüd vaatasin just ERR-is mingisugune teadlane ka rääkis, kuidas see on ikkagi väga kahjulik tervisele. ja tegelikult Euroopa Liidus juba ma ei tea, mitu aastat tagasi võeti vastu see, et ja me lõpetame selle kella keelamise, aga kunagi ei pannud paika, et millal. nüüd selles suhtes ma loodan, et nad ei keera seda sügisel, vaid järgmine kevad. siis ma saan sügisel 1 tunni rohkem pidutseda nagu. kui ma sätin peo täpselt selle nädalavahetusel. jah, vaata siis, et sa sätid. ja, nii hakkame varsti lõpetame, aga paar asja veel. Hormuzi väin pandi kinni vahepeal või? vaata, tänu sellele nüüd hinnad tõusid, eks ju. jah. kes on see kuulus Sibi Pihkur Eestis, kes ütles aastal 2012 ulmefilmis, et nad võivad Hormuzi väina kinni panna? ma arvan, et see oli Hando. no vot, ehk siis lamemaalased jälle olid 15 aastat ajast ees. ja kuhu me jõudsime? Need on need halvad lamemaalased nagu. nii, Valge Maja regas tulnukate domeeni või? huvitav. ja, et vaata, huvitav, me just rääkisime, et tulnukaid usuvad needsamad tüübid, kes nagu oranži meest usuvad, eks ju. nüüd oranž mees nagu registreeris selle domeeni ära, eks. nii, mis veel õhus? Õhtuleht. see oli naljakas, et mul on siuke tunne, nagu meil on mingi 1. aprilli saade, aga tegelikult ei ole nagu see real life. et see idiocracy on täiega. ja minu meelest ma tunnen juba mitu saadet järjest, et minu meelest täna on nagu see kõige parem saade, mis ma olen ever teinud. ma seda ei arva, lihtsalt nagu. kuidas jah, jumala hea on ju täna. see ei ole see ei jäta eriti adekvaatset muljet, me kogu aeg naerame nagu. oota, kas sa tead, kus mu ülikond on või? see enam ei aita anda. ei aita või? ühesõnaga Õhtuleht, koroonaterroristide ajakiri nagu. Nemad avaldasid uudise, keegi saatis või ühesõnaga ma ei tea, kus iganes ma sain seal, et Leedu kehtestas pangamaksu. kuulsid või? ammu juba. ma lugesin mingi 2 nädalat tagasi seda. Nad on maksustanud neid juba. ei, nad tegid nüüd veel mingi eraldi. Okay.
see on tähendab, vaata, Õhtuleht, Leedu kehtestas pangamaksu ja õitseb, meie tõstsime käibemaksu ja kannatame. ja nad kehtestasid selle juba ammu. jah, ühesõnaga, see on mingisugune, see ei ole klassikaline pangamaks, vaid see on windfall tax, et erakorralise kasumi maks pankadele. okei. ja seda nimetatakse solitary contribution. Mhm. ehk siis see tähendab, vaata, miks see tehti, pärast Euroopa Keskpanga intressitõuse, tõusis, juhtus Baltikumis järgmine, punkt üks, laenuintressid tõusid väga kiiresti. milline üllatus, eks ju. jah. punkt kaks, hoiuste intressid tõusid aeglasemalt. Vau, milline üllatus. ja punkt kolm, pankade kasumid hüppasid rekordtasemele. eks ju, nii-öelda raskel ajal, eks ju, see on masu, tõstame siin värke, eks ju. aga igatahes selle tulemusena juhtus niimoodi, et maks nüüd nagu Leedus tehti uus maks ja see kehtib pankadele ülemäärasele intressitulule, ehk siis kui nende kasum intresside pealt on nagu erakordselt suur, siis see maksustab ehk siis 60% sellest nagu. jah, aga Eestis Jürgen Ligi seal ütleb, et kohe Eestis seda arutati mõned aastad tagasi ja siis valitsus käis kohtumas pankadega ja siis pangad ütlesid, et see ei ole hea mõte ja siis valitsus ütles, jaa, see ei ole hea mõte. nii oligi nagu. ja, ma ja, mõtlen, noh, come on. kohe saad oma sellest ka jah, rääkida. nii, lähme, ma panen viimased asjad kiiresti nagu. jah. nii. Eestis oli uudis seal kuskil, kus iganes kohas, mingis koroonaterroristide ajakirjas, muidugi Delfis, pealkiri: esmakordselt riigi ajaloos Eesti ostab nii palju relvi, et laopind hakkab otsa saama. see meenutab mulle ühte teist uudist koroona ajast, aga raha ei ole. kõik on täiesti perses, ostame relvi juurde nagu, kõik ülikõva nagu. ja siis nad ütlevad, aa, me oleme sõjavastased ja kellelegi ei meeldi, kõik tahame rahu, ostame relvi nagu. lambist mingid droonid lendavad, keegi ei suuda neid kinni pidada. ja, jah, aga läheb veel paremaks. see uudis tuleb Queenslandist, Austraalias. kuidas meie kodu, mm. -hmm. teine kodu. ma ei tea, kas sa tead, aga sihuke termin on from the river to the sea. oled sa kuulnud? Ando, seda teavad kõik. Teavad või? jah, aga mina ei teadnud, kusjuures tõsiselt ma ei teadnud nagu. jah, ma usun. ühesõnaga from the river to the sea, nüüd Queenslandis kuulutati see ametlikult antisemiitlikuks. ja nüüd nali on selles, et seal on mingid vanad kuulsad laulud nagu 80-ndast, 90-ndatest, kus mingi armastuslaulud, kus nagu sellest mingi sihuke fraas on see ja nüüd need laulud saavad ka boikoti. aga nüüd naljakas on see, et see. seal Saksamaal vaata see mingisugune peolugu keelati ära. see Gigi D'Agostino. ja väga hull. ma ütlen siia vahele, ma olen endiselt väga impressed, mis ma eelmises saates rääkisin, et seal kuskil Tallinnas need plakatid, et nädalavahetusel on see svingerite pidu nagu. kõikide nende uudiste vahel see, et südalinnas, südalinnas iga nädalavahetusel svingerite pidu nagu, et kõik saavad minna. et suured plakatid on väljas. see tundub, mida enam ma tahan, ma arvan, me peaksime sinna minema kõik nagu. oi, see on küll. nii, sul hakkab mingi menopaus või? mis sa tahtsid rääkida? ei hakka, aga kuna see on väga kuum teema praegust maailmas ja tegelikult sellest, see on tegelikult nii naiste kui ka meeste jaoks väga oluline teema, mida rohkem teadvustada. no meeste jaoks on see oluline sellepärast, et kui naisel on menopaus, siis ei pea enam. sa ei pea kõike nagu välja ütlema, mis su sülg suhu toob. sa ei tea, mida ma tahtsin öelda või? no üllata mind. no kui menopaus on, siis ei pea aborti tegema, vaata. objektiiv.ee. ma saan aru, see oli jälle osa sellest sinu sketšist, millega inimesi närvi ajada. no, natukene küll. tuleb menoversioon. mul nagu läheb see reklaami tegemise isu üle niimoodi, aga ja tuleb suur menopausi konverents. Menoversioon 2026, laupäeval 25. aprillil, see toimub veebis, kes ei saa otse vaadata, saab vaadata järgi. ja seal esinevad
Liis Orav, Irje Karjus, Elari Tammemägi, Ale Triinus-Onn ja doktor Sergei Saadi. Ja siis meil on seal vestluspaneel, kuidas 11 muutuste keskel toetada, kus osalevad siis Elina ja Kristo Õispuu ning Aigi Vahing ja Remi Konimõis. väga lahedad esinejad, kõik on väga teadlikud ja ma usun, et sealt saab väga palju kasulikku teadmisi juba selleks ka, et kui sul midagi hakkab 50 aasta pärast, sa saad kõik selle info juba endale kätte, mida teha 50 aasta pärast? 5 kuni 10 näiteks. No kui inimesed on praegust on ju mingi 40-ndates, 30-ndates, 15. aga need inimesed, kes on juba sisenenud perimenopausi või menopausi, siis neil on samuti sealt väga huvitav kasulikke teadmisi endale minu saada. jaoks on kõige huvitavam see, et on nagu paus, et siis mingi hetk see paus lõpeb ära või? jah, Millal? siis kui paus saab läbi, siis hakkab uus reaalsus. siis sa lähed tagasi nooreks või? Siis sa lihtsalt lähed uude eluetappi. Okei, nüüd ma saan aru. kas sa oled monofansid tšikid seltsina või? et nad paneksid bändi nimeks Menofans või? ja, ja ma tean, see on su suur unistus. sa pead siis võib-olla ise nendega ühendust võtma. aga selge. Marika ütleb, kuulge, Jürgen Ligi elab Vene piiri ääres, see on juba tõestus, et mingit ohtu ei ole. kas see vastab tõele või? ja tal on maja seal jah. No loomulikult. jah, ja igasugune sõda, täielik hõuks, unustage täielikult ära nagu. seda enam tuumarelvi pole olemas, kogu see asi on hauks nagu. ja nii siin vahepeal oli veel kommentaare. nii. kas sa tunned ennast, kas sa oled red pill või blue pill? mul ei jää kunagi meelde, kumb see kumb on. ühega sa läksid tagasi sinna auku ja teisega sa. Red pill vist oli see, et sa lähed nagu sinna urgu. jah, ma olen seal urus nagu. ma tahaks olla seal mujal. selles suhtes, kui oleks see blue pill olemas, ma tahaks seda tripi kogeda nagu. ma täiega tahaks nagu, kui sul on, ma võiks võtta nagu. ütleme, kui sul on nagu valikus, kas ma võtan ecstasy või red pill või LSD. ma võtaks nagu selle red pilli või see blue pill nagu. jah, kuigi mu lemmik on ecstasy, aga ma võtaks nagu red pilli vahelduseks. nii, Marika siin kommenteerib ka meie seda, et kuidas inimesed aina rohkem lähevad sinna kuskile auku, onju. ja siis ta ütleb, et lühidalt keegi nagu ei ärka, hoopis uinuvad veel enam. ja ma olen 100% nõus. ja selle asja nimi on Babu hoax. People are waking up hoax. ja ma ütlen, me oleme seda öelnud, ilmselt Marika on sellega kursis. kui meie oleks, eriti kui mina oleks teadnud, et inimesed ei ärka mitte kunagi üles, ma oleks mitte kunagi ever teinud ulmefilmi, ma oleks mitte kunagi teinud Telegrami ja nii edasi. et ma olengi nüüd sihukeses kohas oma elus, kus ma mõtlen, et kõik need viimased 15 aastat, mis ma olen nagu teinud nagu, et siin peab midagi tulema nüüd selle nii-öelda selle eesriide tagant peab midagi enamat olema kui see, et ma siin olen lihtsalt nagu see tüüp olnud, kes nagu seda juttu siin räägin ja. siis nagu see ei vii mitte kusagile. ta on nagu lõbus, ma saan aru nagu, et selles suhtes, et see, kes seal uudiseid vaatab, et tal võib-olla on nagu väriseb seal, eks ju, et noh, ma ei värise, eks ju, lähen teen selle ekstasi, tegin peole, tantsin ja mõtlen, et jopt, et miks see pidu tund aega varem ära lõpeb, eks ju, aga ikkagi nagu ma siiski loodan, et midagi veel tuleb nagu. aga see, mis tuleb, see ei ole see, et rahvas ärkab üles, seda ma kindlasti ei usu nagu. ei noh, lõppkokkuvõttes see kõik taandubki sinna, et ela ise õnnelikult ja tegele oma asjadega ja see on ainus võimalus üldse, kuidas seda elu nautida. ja hakkame lõpetama. ja ma loen ette selle kvoodi ütles David Coulthard, kes on kunagine F1 sõitja, kes kunagi ei saanud maailmameistriks, sest ta oli natuke kohati liiga pussi ja kohati liiga intelligentne. ta andis paar võitu andis üle nagu kellelegi teisele nagu, aga ta ütles väga hea pointi, mis pani mind mõtlema. sõbrad, pidage meeles, unistuste elluviimine on suur ülesanne, sellest ei piisa, et sa unistad. unistamine on see, mida sa teed magades. saavutamine on see, mida sa teed töötades, seega liikuge tegevusse. jah. seega liikuge tegevusse, menopausi konverentsi lingid on siin igal pool. kes tahab toetada lamemaalaste jätkamist, kuskil on lingid. kui sa juba meid toetad, ülikõva. nagu ikka, sa saad võita kasti lumimürava vett, kui sa jagad seda saadet.
ning minu arust see oli kõige parem saade, mis ma olen kunagi teinud. kõhulihased said küll kõige rohkem tööd, olgem ausad. no muidugi noh, jah, jaa, hea trenn, thanks. ülikõva. Tšau, tšau. kuhu see kinni läheb? Shalit, sinu arvutist on. Õptu, ma ei tea, kuhu ma vajutan peale. ma panen starti kinni